Tere, hea astroloogiaabi jälgija. Urmas ja Karin siin Karini kohvijuttudes. Täna on 20. detsember. Teeme siin teile kiire saate veel enne jõule ja räägime talvisest pööripäevast seekord. Tere sulle, Karin. Tere. No nii, talvine pööripäev on tulemas juba homme. Võib-olla näetegi seda siis juba 21. või hiljem. Aga see on siiski oluline ja märgiline päev, sellepärast et pööripäevad üldse on olulised, aga seda talvist pööripäeva siis loetakse just väga suureks teeviidaks sellele, mis järgmine aasta tuua võiks, aga ennekõike siis järgmised 3 kuud või kuidas sinu arvates, Karin, toimib? No see sõltub sellest, milline see pööripäevakaart tuleb. Et seekord pigem ma arvan, et tervet aastat ei kehti, vaid pigem see esimene 3 kuud. Tänu sellele, et selle kaardi ascendent ehk siis esimese maja tipp on vähimärgis. Et see lisab seda kiirust siia ja noorkuu tuli ka siin sellesse kaarti ja sellest me räägime ka veel natukene täna. Ja kõige rohkem on meil rõhk siin 6. majal, mis on töö, tervis, teenused, kõik militaarsed teemad ja nii edasi, sellest me veel natuke ka räägime, et seal on siis rõhk järgnevad 3 kuud kindlasti. Esimene maja on oluline, mis on siis rahvas. 10. maja on siin rõhutatud, mis on valitsus ja riigi maine. Ja esile tulevad siin ka 7. ja 11. maja, et see on siis välissuhted ja parlament on 11 maja. Ja 6. maja, nagu te siit kõik näete, on jah, tõesti pungil täis, et kõik need kiired ja isiklikud planeedid on siia kokku kogunenud, et mis see siis meile räägib, milline järgmine 3 kuud meid ees ootab? No see, et on esimese maja tipp ehk siis ascendent vähimärgis näitab juba, et kõige rohkem rahvas on mures või mõtleb perekodu peale, turvalisuse peale, oma maa peale, hästi emotsionaalne, hästi kaitsev. Kui mu turvatunne on ohus, siis ma olen valmis kohe tegutsema. Ja Jupiter seal esimeses majas kohe ascendendil, ka vähimärgis muidugi. Ja muidu Jupiter võiks anda optimismi, et ma olen lootusrikas ja võib-olla olengi valmis oma rahva ja oma pere eest võitlema. Või siis on avalikke kampaaniaid, mis rõhutavad mingisuguseid peretoetuseid, lasteaiatasude teemad näiteks on meil ju ka esil. Aga see Jupiter on meil opositsioonis sinna 6. majja kuuga, mis on rahvas. Et sealt tuleb pigem see, et kuu on ka rahvas, üldse mida rahvas tunneb, et rahva ootused heaolu ja turvalisuse osas on tegelikult pinges selle töö, tervise ja võib-olla teenuste süsteemi teemadega, mis on siis 6. maja. Ehk siis rahvas tahab, mis on Jupiter, rohkem turvalisust ja tuge, aga just siis töösuhted, tervisemured, töötuse suurenemine, kommunaalide tasude tõus, mis on ka muide 6. maja teema, need tekitavad siin pingeid ja võib-olla ka vaidluseid, et kas see riik ikka jõuab meid kõiki aidata, kui meil on vaja, kes selle kõik kinni maksab, kui me näiteks lasteaiatasud ära kaotame ja nii edasi. Ehk siis väga-väga suur rõhk 6. majal, nagu öeldud. Meil on juba see, et on hamburi märgis, algab siis 6. maja hamburi märgist, et mis on siis seaduste, võib-olla ka välismaaga seotud, haridusega, ideoloogiaga seotud. Ja seal on meil Merkuur, mis on see, kuidas me suhtleme, võib-olla debatid tööst, haridusest, migratsioonist, mis on siis välismaa teema, tervishoiu, just õigusruumist, mis on hamburi teema. Ja võib-olla siis räägitakse, mis on Merkuur, palju nendel teemadel, võib-olla on ka poliitilisi lubadusi, võib-olla strateegilisi mingisuguseid tegevusi, et kuidas me selle tervishoiu siis korda saame ja nii edasi. Veenus on meil seal
No Venus on tavaliselt selline ilus, me tahame, et meie töökoht ja meie teenused ja nii edasi oleksid ikka ilusad ja mugavad, kõigile meeldivad, meil oleks meeldiv töökeskkond ja tahame rohkem palka ja tahame rohkem hüvesid. Päikene seal juba Kaljukitses siis 6. majas. Kaljukits on range, praktiline, loob struktuure ja võib-olla suhtumine töö ja tervisesüsteemi on siis selline. Ja poliitikute jaoks võib olla fookus siis see, et me peame korrigeerima süsteeme, ehk siis palju tegeletakse ikkagi olmemuredega ja võib-olla siis ka selle militaarvaldkonnaga. Ja seal on meil ka Marss, mis on ise militaar ja siis 6. majas, mis on ka militaar. Marss võib tuua muide tülisid, võib-olla ka mingisuguseid õnnetusi, intsidente, võib näidata ka streike, konflikte, õnnetused ehk siis tööõnnetusi ja nii edasi võib siis Marss näidata. Ja see võib olla ka, et meil on väga kiire tempo näiteks tervisesüsteemis, võib-olla haiglates või siis ametiasutustes, et me peame hästi palju ära tegema, aga ressurssi on võib-olla siis vähe. Ja Kuu siis seal Kaljukitses 6. majas, nagu me juba ütlesime, et rahva tujud on võib-olla väga seotud igapäevaelu turvalisuse ja tööga ja 6. maja seostub ka väga tihti rahva tervise ja ka haiguspuhangutega. Ja kuna siin on ka noor Kuu, siis võib-olla töö, tervise ja kõige sellest, mida me rääkisime, uue tsükli algus, ehk siis uued regulatsioonid, reformid, mingisugused projektid tööturul, tervishoius, uued harjumused inimestel, töötatakse natuke teistmoodi, võib-olla rohkem kaugtööd, võib-olla digiteenuseid, vaktsiinid käivad 6. maja alla, mingisugused vaktsiinikavad ja vaimse tervisega tegelemine. Ja siit võib olla siis, ma ei tea, valitsus kuulutab välja mingi töö- ja tervishoiureformi, mis siis nõuab rohkem võib-olla harjumuste muutmist, et see Kaljukitse toon siin, rohkem kohustusi, rohkem reegleid, võib tulla ka streiki, proteste, ongi 6. maja inimesed, kes on teiste teenijad, arstid, õpetajad, riigiteenistujad, ja ongi siis haigus- ja hooldusteemad on rohkem aruteluks. Võib-olla tuleb see mingisuguse haiguse lainena, rohkem veel grippi või mingisuguseid muid asju siin, et muud seisud ka meil sellised. Siin ei saa kuidagi mööda vaadata sellest pingest, mis siit 6. 10. tekib, eks ole, et siin on nii Päike kui Veenus, kui ma ei eksi, on kvadraadis siis Saturni ja Neptuuniga 10. maia. Ja, mis on siis valitsusriigi juhid, riigi maine, riigi mõju, MC seal 10. maja tipp siis on Kalades, seal on siis Saturn, Neptuun, põhjasõlm ka. Et kuna siin on pinge, siis see ei näita meile, et valitsus on tugev ja lööb korra majja, eks. Et on halvasti aspekteeritud, järelikult on siin ebapopulaarsust, raskuseid, võib-olla ka valitsuses mingeid kaotuseid, valitsuskriise, ühesõnaga ei näe just hea välja, eriti kui Neptuun on seal, mis on segadused, skandaalid ja meil on seda Neptuuni hästi palju tulnud välja, et tehakse midagi tagatubades ja on palju seda sellist varjamist seoses riigijuhtidega. Ennem ka siit kaartidest välja tulnud, aga Saturn seal ütleb, et nüüd on vaja vastutus võtta, nüüd on vaja struktuur teha, nüüd on reaalsuskontroll, et ja põhjasõlm ka veel seal, et see on selline karmaline suund, me peame seda tegema. Ja võib-olla siis tulebki kärpeid, tuleb karm reaalsus ja võib-olla tuleb sealt siis skandaale, mingisugused varasemad eksitused, projektid, halvad otsused tulevad välja ja ehk siis riik on võib-olla ka surve all, et me peaks justkui olema väga head ja väga kaastundlikud seoses, ma ei tea, põgenikega näiteks, mis on Neptuun sisserändega, sotsiaalhoolekandega, aga samas eelarve ja reaalsus ütleb, et me ei saa seda teha. Ehk siis ma arvan, et siin talve jooksul tuleb teha ebamugavaid otsuseid, mis ei ole populaarsed.
No ja siin muidugi partnerite majas siis on ka Pluto, kuigi ta on väga seal 8. maja tipu lähedal juba, et kas sa loed ta pigem 7. või juba 8. No ma ikkagi loen sinna, kus ta on. Et see võib näidata muidugi ka jällegi rahanduses mingit kriisi, eks, kui ta on seal 8. maja tipul, et ongi, noh, see on nagunii siin keeruline. Aga 7. maja on meil välispoliitika, suhted teiste riikidega, liitlastega, vastastega, sõda ja rahulepped on meil 7. majas, eks. Ja Pluto on jälle selline salajane jõud, võim, kriis, drastilised muutused, ümberkujundamised. Ehk siis need välissuhted on see siis Euroopa Liiduga, on see NATO, on see idanaabritega, seal on oodata transformatsiooni, võib-olla jõumänge, võib-olla ümberjagamist, võimu ümberjagamist ja see, et ta on veepalajas, lisab sinna siis selliseid kollektiivseid liite, võib-olla ideoloogiat, tehnoloogiat, uue korra ideid. Ehk siis võib-olla Eesti peab reaalselt ümber defineerima, mida liitlassuhted siis tähendavad. On need uued julgeolekukokkulepped, kaitsekoormuse jagamised, vaidlused seal, migratsioonikokkulepped ja sellist salaplaane ja tagatoadiile võib siin olla, sellepärast et Pluto võib tuua esile vandenõud, usaldusküsimused ja mingisugune välispoliitiline samm või partneri siis tegevus võib tuua ka väga suure šoki ja sügava nii-öelda ümbertegemise, meelemuutuse, mis võib-olla paneb rahvast või valitsus neid välissuhteid uuesti läbi mõtlema. Ja noh, Uraan on siin ka oma nii-öelda valitsetavas majas, ehk siis 11. majas, et see on meil, kas see on Riigikogu, see on muidugi grupid ja igasugused liikumised ka. Jah, no parlament ja liitlasriigid ja erakonnad ja ühiskondlikud liikumised ja Uraan seal ütleb, et meil on ootamatused. Noh, ootamatus võib muidugi hea ka olla, aga võib olla ka mäss või reformid ja kuna ta on sõnnimärgis, siis noh, ootamatud koalitsioonimuutused muidugi, ebatavalised liidud võivad siit ka tulla, ma ei tea, erakondade vahel parlamendis ja võib siis võtta väga järsu uue majandusliku muutuse teha ja võib-olla ressursiteemalisi suundi ootamatuid. Sõnn on meil seotud raha, maa, toidu ja energiaga, et selles valdkonnas siis. Et võib-olla tuleb mingi uus eelnõu või tulevad mingid vanad eelnõud tagasi arutlusele, mis puudutavad näiteks maamaksu, keskkonnakaitset, energiapoliitikat, toidujulgeolekut, need on kõik sõnniteemad. Et pigem lööb see välja järskude kriiside, protestide ja radikaalsete ettepanekute kaudu. Ja noh, oodake seda, mida me ei oota tegelikult. Selles mõttes on see kaart nagu huvitav, et ta on siin selle lävepaku peal, eks ole, et kõik need välised planeedid on ju sellel aastal juba märki korraks vahetanud, need on siin tagasi tegelikult oma eelmise märgi lõpukraadides, eks ole. Et ka Uraan on siis veel tagasi sõnnis, et iseenesest terve järgmise aasta ta ju liigub noh, siis juba kaksikutes, eks ole, seal kas aprillist äkki. Et noh, sisuliselt see on niisugune tagasivaate aken meil hetkel. Aga mis jääb silma veel, et siin on ka selline, nimetatakse seda jumala surmeks siis, et on 2 kvinkunksi Veenusel ja noh, sisuliselt Päiksel ka on siis Uraanile ja Jupiterile, et kuidas sa seda tõlgendaksid siit 6. 11. 1. No Veenus on seotud jällegi raha ja varaga. See on pingekoht ja kui ta on niimoodi Uraani ja Jupiteriga pinges, siis ongi ootamatud muutused, mis on seotud siis selle Veenusega. Ja teisalt on Jupiter, mis siis paisutab seda Veenust, et võib-olla on siin liiga palju kulusid ja sealt tulenevalt suured ootamatud muutused. See võib viidata sellele, et on liiga selline
liiga paks riigi juhtimine ikkagi, et kulud on liiga suured sinna teenindavasse sektorisse. Jah, sest 6. maja on riigiametnikud. No eks me näe, kuidas siin siis sellega kujunema hakkab. Mis aga veel, et sa juba korra mainisid siin, et on elementide poolest siis maa on muidugi üleval ja muidugi selles kaardis ka kardinaalsust palju, mis tihtipeale siis selle pööripäeva kaardiga esile tuleb, aga seekord on siis 4 planeeti lausa seal, et kuidas sulle tundub just elementide poolest ja modaalsuse poolest? No vett ja maad on ja õhku ei ole. Et hästi palju tundeid, mis on vesi ja praktilisi muresid, mis on maa. Aga võib-olla vähe on sellist ratsionaalset arutelu, mis on õhk. Ehk siis poliitika liigub rohkem sealt emotsionaalsete teemade juurde või siis on liiga emotsionaalne ja kardinaalsus on ka tugev, ehk siis algatust on nagu palju, et lähme teeme ära, aga võib-olla me ei kalkuleeri neid riske, tehakse asju kiirustades, sellepärast et siin ei ole ka õhuelementi, ehk siis ei ole piisavalt arutelu. Ja siin on palju ka siis rõhk on just seal 4. kuni 6. maja, eks, teises kvadrandis, et jällegi kodu, töö, tervisevaldkonnad on esil ja lääne pool siis on rohkem planeete, ehk siis me reageerime või Eesti reageerib siis rohkem partneritele, välistele oludele ja ei juhi nagu ise seda mängu. Et suured otsused tehakse siin kas siis koostöö tulemusena või ka survena. Ja see ongi, et kas me siis peame Euroopa Liidu või NATO või kuidagi sisepoliitiliste partnerite poolt. Mitte meie otsustame, nemad otsustavad. No kui see asi nüüd kokku võtta, et mis see järgmine periood meile siis tähendab? No väga suur ootus on, et Jupiter on 1. majas, ootus on hästi suur inimestele, et riik ja kogukond hoolivad ja kaitsevad ja hoiavad koos. Hästi tugev 6. maja, ehk siis töö, tervis ja teenused, tervishoid, töötingimused, sotsiaalhoolkanne, riigiteenistus, militaarteemad, need on hästi-hästi esil. Võivad olla siin ka protestid, streigid või siis väga suur surve haiglatele või üldse tervishoiusüsteemile või ametkondadele. Ja võib tulla siit ka muidugi uusi reforme ja projekte ja valitsus. Ma arvan, et üsna ebamugav tõehetk võib siit tulla, et mida on lubatud, mida tegelikult suudetakse täita, võib-olla see skandaale ja üritatakse võib-olla olla siis hästi range ja samal ajal kaastundlik on ju, mis on hästi vastuoluline. Ja see Pluto seal 7. ma arvan, et siit tuleb mingisugune liitlaste suhete muutus, mingid rahvusvahelised lepped äkki muutuvad ja rohkem on juttu võib-olla julgeolekust, energiast, migratsioonist ja parlamendis partei valdkonnas võib olla siis palju üllatusi, uusi liite, ootamatuid, selliseid ebatavalisi käike, mida ei arvanud. Vaatame korraks seda noorkuu kaarti ka, et see saabus meil siin just 20. kell 3:43 öösel, 28 kraadi 24 minutit Hamburi märgis, et Eesti kohal, kui ma ei eksi, siis 2. maia. Jah, et see, et on Hamburi märgis, ütleb, et võib-olla me tahame mõelda suuremalt. Teemad, mis Hamburiga on seotud, on kursused, kool, reisimine. Ehk siis tegeleme võib-olla siis nende teemadega ja kõik need olukorrad, mis vabastavad vastutusest, on Hamburiga seotud. Mis iganes see tähendab, tahame töölt vabaks, tahame puhkusele minna, tahame pikemat pausi ja kõik poliitilised vaidlused ja filosoofia on samuti Hamburi teema ja välismaa, immigratsioon, seadused, religioon samamoodi ja ka reklaam, turundus ja kirjastamine. Ehk siis noorkuu on alati algus. Mingisugune teema algab siin, nagu seme visatakse mulda ja see hakkab seal siis arenema. Ja seetõttu seda noorkuud ei soovita ma kunagi kasutada millegi uue alguseks.
selles mõttes, et avada oma uut äri või abielluda või teha mingeid selliseid muid suuri elumuudatusi, mis peaksid justkui kohe tööle hakkama. Lihtsalt sellepärast, et siin ei ole piisavalt valgust. Siin puudub mingisugune info, siin ei ole läbipaistvust, mingisugused olulised faktid on veel varjatud ja tõenäoliselt on midagi veel kahe silma vahele jäänud ja hiljem selgub, et midagi jäi kontrollimata või meil ei olnud lihtsalt seda infot. Seega siin justkui paneme selle seemne sinna mulda ja ega me ju ei näe, mis seal toimub selle mulla sees. No mine tea jah, mis sealt seemnest välja tuleb. Just. Aga selles mõttes jah, kui me taevasse vaatame, et siis taevas on ka suhteliselt pime noorgu ajal, et ei ole seda valgust. No praegu on väga keeruline seda muidugi siin Eestis öelda, aga ja kui... Nagunii ei ole valgust, jah. Just, et kui me suve peale mõtleme, et siis ka samamoodi tõesti noorgu ajal on nii-öelda must kuu, öeldakse selle kohta, pimedus. Aga mida siis sobib teha? No vaadake oma unenägusid, võib-olla näete midagi unes ja see võib olla tähendusega, millised ideed teile tulevad ootamatult lihtsalt pähe, et võiks teha mingid olukorrad, mingid uued inimesed, et kõik selline esimesed korrad. Need asjad võiks siis kirja panna ja vaadata, mis sellest siis pärast saab. Ja see, et ta tuli teise majja, teine maja on meil rahaga seotud. Sissetulekud, majanduslikud väärtused, me räägime siis riigi tasandil, siis omandid, sissetulekud, väärtused, eneseväärtus, mingisugused müüdavad oskused on teise maja teema, et see võib olla siis seotud rahapoliitikaga, eelarvetega, maksud, riigi tulud, palgapoliitikad, riigi varad, nende kasutamine ja nii edasi. Et riigi tasandil siis võib seda näidata ja võib-olla annab siin suuremaid selliseid riskantsemaid projekte. Tänu sellele, et see on amburimärgis, siis me tahame laieneda ja rahandust seotakse siin võib-olla seadustega või ka välismaaga näiteks, mis on ambur, et uued sellised majanduslepingud, mingisugused seadused muutuvad võib-olla, mis siis mõjutavad riigi tulusid näiteks, aga tavakodaniku tasandil on see siis meie sissetulekud, varad, meie oma raha, meie eneseväärtus, kui palju ma arvan, et ma ise või minu töö või teenus väärt on, minu müüdavad oskused, kui palju ma reaalselt selle eest siis tulu saan ja võivad olla esil siis palgad, hinnad, maksud, see, kui palju me siis kulutame, palju meil siis alles jääb, kas ja kuidas ma saan oma oskustega turul hakkama ja paneme siia selle amburi energia juurde, siis me tahaks ka laieneda, võib-olla reklaami teha, õppida midagi uut juurde või hoopiski siduda oma sissetulekuid välismaaga. Ehk siis mõeldakse rohkem ja ka räägitakse võib-olla rohkem nendest teemadest, et elukallidusest ja tulust ja võib-olla ka sellest, et kellele mida riik maksab, millele maksab, kui palju meid siis tegelikult väärtustatakse, eriti siis võib-olla hariduses ja tegeleme võib-olla siis palgaläbirääkimistega ka ja võib-olla inimesed on rohkem liikumamad, reisivad rohkem, teevad väljasõite ja teine maja annab siia selle raha, võib-olla siis kulutame rohkem reisidele, õppimisele, konverentsidele või meil on suurem ostuvalmidus nendele asjadele, mis on seotud siis näiteks liikumisega, tehnikaga või transpordiga ja võib-olla kulutame rohkem kogemusele, näiteks mingid kursused, üritused, reisid, mitte siis ainult asjadele. See tuleb meil siis sellest amburist ja võib-olla ka liitume mõne kursusega, hakkame midagi õppima, läheme koolitusele lootuses, et hiljem tänu sellele me teenime rohkem ja võime hakata hoopis õpetama, koolitama, tegema veebikursuseid, loenguid, et teha oma teadmisi siis rahaks. Ja võib-olla me küsime rohkem, et kas ma müün oma oskuseid äkki liiga odavalt ja hakatakse otsima siis viise, kuidas oma oskuseid võib-olla kõrgemalt siis tasustada. Ja võib-olla siis ka üldse rohkem kampaaniaid, et ostke, investeerige, õppige, reisige, ka neid teemasid rohkem ja inimestel võib-olla tekib ka rohkem tunnet, et ma pean oma rahast ja väärtustest nii-öelda seisukoha võtma, mitte lihtsalt passiivselt siis kaasa loksuma. Et kõik ikkagi sõltub muidugi sellest, mida see noorkuu meie enda sünnikaardil tööle paneb, kas ta teeb mõne meie sünnikaardi planeediga ka aspekte.
sellisel juhul see puudutab meie elu ka rohkem kui teisi ja kuna on siis ikkagi noore kuuga tegu, siis andke siis aega, et see seeme ka idanema läheks, ärge tehke veel lõplikke otsuseid, sest et teil ei ole veel piisavalt infot. Aga uurige igasugu erinevaid uusi kohti ja teemasid, millega te varem kokku ei ole puutunud ja andke siis neile aega, et nad hakkaksid kasvama. Vaadake, mis sellest välja areneb. Ja, põnev. Et selles mõttes siin on nagu sellist sarnasust pööripäevakaardiga päris palju, et samamoodi veemärgi tõusumärk ja enamus aspekte ju ka samad, selles mõttes nad on nii lähestikku. Aga noorkuu mõju on muidugi lühem. Ja, et see on umbes kuu aega, et seni kuni järgmine noor kuu tuleb umbes. Aga kui me mõtlemegi, et siit ühest kaardist tuli meil 6. maja, mis on töö, siit tuleb meil 2. maja, mis on meie sissetulekud ja hambur ütleb, et ma tahaksin selles laieneda, et võib-olla ma paneksin need asjad nüüd kokku, et kuidas ma töötan on 6. maja, kui palju ma teenin või kuidas ma teenin on 2. maja ja see hambur hakkab meilt nii-öelda otsima uusi võimalusi, laienema, võib-olla siis ongi välismaale pakkuda või välismaalt otsida tööd ja nii edasi, et need on need hamburi teemad siin. Tahaks teha vähem tööd, rohkem raha ja reisida. Just, rohkem puhata ja rohkem raha. Aga mis me oskame öelda, et loodame, et paljud plaanid, mis on praegu unistused, saavad ka teil teoks, aga vaatame siis, kuidas need seisud meid kõiki siin aitavad, nagu öeldud, igal inimesel on omad seisud ja eriti kui ta puudutab siis teie isiklikku kaarti, siis on see vägagi oluline aeg. Just. Meie seekord täname, selline kiire kohvijutt seekord ja ma arvan, et kohtume järgmisel aastal jälle kohvijuttudes. Päris kindlasti ja kui teil on mingeid teemasid ja ettepanekuid, siis andke ikka meile teada ja ärge unustage meile ka kohvi osta. Jah, selle üle on ainult hea meel, kui te meile kohvi ostate. Just. Suur tänu ka kuulamast ja meiega olemast. Ilusat rahulikku jõuluaega veel seniks, kuni seda siin on ja kõike head. Kõike head.